räägin teile lihtsa loo. Oletame, et teie naaber kutsus endale palju külalisi, täiesti võõraid välismaal, võõrustas neid, söötis, jootis, lahutas nende meelt, viis neid laulupeole ja arsti juurde, aga selgus, et suur osa neist külalistest olid kaabakad. Nad lõhkusid ära naabrimehe kodu, varastasid ta paljaks, peksid perekonna läbi. Nüüd tuleb see naaber teie juurde ja ütleb, kuule, sul on see tuba praegu vaba, kus enne üks üliõpilane üürikorteris oli. Paneme need pätid sinna lugu taha. Mul ei ole enam ruumi. Ma maksan ka natuke, annan nende ülalpidamiseks sulle paar tuhat eurot kuus. Kas te sõlmiksitegi temaga alandlikult selle Pakosta lepingu ja kolite need kaabakad oma katuse alla? Ei usu. Kas Pakosta ise sõlmiks sellise lepingu? Ma ei usu. See riigi vangla rentimine, see mõte on veel palju hullem. Siin pole tegemist ühe isiku majaga. Siin on tegemist terve riigi ja meie oma rahvaga ainukesega maailmas. Meie tulevikuga, meie lastega ja lõpuks Eesti riigi mainega. See on äärmiselt alandav ja häbistav. See on prostitutsioon. Ja valitsus ise on uhkelt kupeldaja rollis. Kupeldaja valitsus. Ka Rootsi riik alandab ennast selle Pakosta lepinguga. Ta on ise kutsunud kaugetest riikidest endale külalised, kes on osutunud pättideks ja nüüd tahab ta need pätid odavalt maha parseldada oma rumalatele naabritele. Et hoidke neid teie, sest meie ise ei saa nendega enam hakkama. Suur Rootsi kuningriik, häbi. Sest liiga palju oli nende armsate külaliste hulgas kaabakaid, kes tuli pikaks ajaks vangi panna. See on alatu petuskeem, millega ükski aus endast lugupidav riik iial ei tegeleks. Tegelikult, sõbrad, iga riik peaks hoidma oma vanglates kõik oma kurjategijad. See tähendab, Rootsi peaks saatma need pätid koju tagasi, kohe. Mitte pärast karistuse kandmist. Kes kaabaka kasvatas, see vastutagu. Kes kaabaka kasvatas, see vastutagu. Ja teate, juba tuli Delfis lõbus uudis. Rootsi avalikkus kardab, et Eestis karistuse kandmine teeb Rootsi vangidele liiga. Kujutage ette. Meie alandame ennast maani madalaks ja võtame vastu teie kõige jubedamad kurjategijad. Aga teie kahtlete, kas me neid ikka piisavalt õrnasti kohelda oskame. Oi. Kas me tõesti tahame elada riigis, mis käitub odava prostituudina? Ja juba tulevad uudised, et teisedki Euroopa riigid soovivad oma kaabakaid Eestisse ära paigutada. Need lollikesed seal Eestis ju kujutavad ette, et see on neile kompliment. Ja miks ainult Euroopa? Toome nad kõik üle maailma siia, kõik maailma pätid ja kaabakad. Kas te arvate, sõbrad, tartlased, kallid tartlased, et te kunagi veel üldse pääsete arsti juurde siis, kui need 600 privilegeeritud kaabakad Tartu vanglas puhkavad, sest nad ju tulevad siia puhkama. Me ei tohi seda hullumeelset tehingut mitte mingil juhul lubada. Me peame hakkama vastu, nagu me hakkasime vastu tselluloosi tehase ehitamisele, nagu fosforiidi kaevandamisele. Meil on ühine vaenlane, sõbrad. Me peame ühte hoidma ja unustama väikesed erineelsused. Kes võtab siis poliitilise vastutuse, kui meie hirmud tõeks osutuvad? Vastus sellele küsimusele on mitte keegi. Meie vastutame, sõbrad. Meie vastutame. Ja kõik need, kes täna siia tulemata jätsid, nemad vastutavad.
Pakosta on selleks ajaks ehk juba Euroopas sooja koha peal preemiaks Eesti riigi prostituudiks müümise eest. Meie liberpoliitikaanid ei vastuta iialgi mitte ühegi hullumeelsuse eest, mille nad on meile peale surunud. Kas me olemegi nüüd ääremaa, kuhu tuuakse prügi, ülejäägid, kus mängitakse sõjamänge, kust kaevandatakse Euroopale maavarasid, kus pannakse üles õudsed tuuleveskid ja päikesepaneelid Euroopa tähtsamatele riikidele elektri tootmiseks. Kas Eesti on Euroopa koloonia? Mis on küll juhtunud meie armsa ülikooli linnaga? Milleks oli seda suurt eurovanglat siia üldse vaja? Las need 600 kohta ootavad paremaid aegu. Neid aegu, kui me saame kõik Eesti hävitajad ja pahamüüjad sinna kambritesse sulgeda. Meil on poliitreetureid rohkemgi kui meie vanglas vabu kohti. Meile räägitakse ilusaid sõnu töökohtadest ja majanduskasvust ja turvalisusest. Kas me laseme ennast jälle ära petta? Kas me saame seda valitsust usaldada? Ei saa, kullakesed. See valitsus on meile korduvalt valetanud, meid alatult alt vedanud ja selgelt ära näidanud, et Eesti rahva saatus ja tulevik ei lähe temale absoluutselt korda. See valitsus käitub nagu Brüsselis atraap ühes Euroopa väikeses äärekubermangus. Me ei usu teda. Kohutav on see, et meil ei olegi enam ühtegi instantsi, ühtegi auväärset ametit, mis ei ole kaotanud meie usaldus. Riik ei ole enam usaldusväärne, alustades poliitikutest, ametnikest, kuni meedia ja isegi kohtuteni välja. Me elame nagu soo peal, pinnas jalge all on muutunud ebakindlaks ja võib igaühe iga hetk alla neelata. Ja mis on juhtunud meie endiga? Kus on see rahvas? Miks me laseme ennast surnuks maksustada, maani maha alandada? Miks me kiskleme omavahel tühiste asjade pärast? Küllap nii palju on neid inimesi, kes oleksid siia tulnud, kui seda koosolekut ei oleks korraldanud EKRE. On ju nii? Miks me ei hoia kokku? Miks me ei kaitse oma inimlikkus, oma elavat hinge, oma rahvuse väärikus? Kas me laseme nüüd ühel ministritädil Eesti riigi Euroopale prostituudiks kupeldada ja prügimäeks müüa? Me ei tohi seda lubada. Me ei tohi lasta Tartust teha Euroopa vangla pealinna. Häbi nii rootslastele kui Eesti poliitmafiale. Häbi, Pakosta! Häbi ka kõik teised kupeldajad! Häbi, häbi, häbi! Minul on väga häbi. Tänan teid! Suured tänud